Järjest suurem osa teabest luuakse ja hallatakse andmebaasides. Ka andmebaasides sisaldub arhiiviväärtuslikku teavet. Kui oled arhiiviväärtusliku andmebaasi omanik, võtab Rahvusarhiiv sinuga peatselt ühendust andmete üleandmise osas. Kui olete infosüsteemi oluliselt muutmas või vahetamas, võtke ise Rahvusarhiiviga ühendust. Just siis on vanemate andmete arhiveerimine kõige mõistlikum. Enne andmete Rahvusarhiivi andmist tuleb teil täita lühike infoleht andmekogu kohta ning kaardistada juba olemasoleva andmete põhjalikum kirjeldus. Rahvusarhiiv kasutab andmebaaside kogumisel standardsetel XML ja SQL komponentidel põhinevat avatud vormingut SIARD. Andmebaasi SIARD vormingusse viimiseks soovitame kasutada tarkvara nimega Database Preservation Toolkit, mis ühendub enamuse levinud andmebaasi platvormidega. Esmalt tehke DBPTK abil testõmmis oma andmetest ja edastage see kontrolliks Rahvusarhiivile. Enamasti pole kõigi andmebaasi andmete arhiveerimine vajalik. Leidmaks üles vajalik info, vaatavad Rahvusarhiivi ja asutuse töötajad koos üle andmebaasi mudeli ja tutvuvad testõmmises sisalduvate andmete ning nende kvaliteediga. Üheks võimaluseks andmebaasi arhiveerimisel on ka vaadete materialiseerimine. See tähendab, et keerulise andmekogumi lihtsustamiseks luuakse andmetest spetsiaalsed väljavõtted. Näiteks tuuakse erinevates tabelites paiknevad andmed mugavama kasutamise jaoks kokku ühte vaatesse. Enne põhitõmmise loomist tehke andmete terviklikkuse tagamiseks andmebaasist eraldiseisev muudetamatu koopia, mida kasutatakse vaid arhiveeritava tõmmise tegemiseks. Kui põhitõmmis on tehtud, soovitame selle DBPTK rakenduse abil valideerida ehk kontrollida, kas loodud tõmmis on terviklik ja vastavuses SIARD vormingu nõuetega. Andmebaasi arhiveerimisel ei arhiveerita kasutajaliidest. Säilitamaks tulevastele põlvedele arusaama infosüsteemi visuaalsest küljest, kogub Rahvusarhiiv lisaks andmetele ka dokumentatsiooni, milles on pilte ja videosid süsteemide kasutajaliidestest. Tehtud tõmmis ja dokumentatsioon edastatakse Rahvusarhiivi. Arhiivis valideeritakse tõmmis veel kord ja kontrollitakse, et dokumentatsioon ja videod avanevad korrektselt ning sisaldavad õiget infot. Asutus võib nüüd soovi korral üleantud andmed hävitada. Edaspidi saab neid kasutada Rahvusarhiivist. Põhjalikumat infot andmebaaside arhiveerimise kohta leiad Rahvusarhiivi veebilehelt.